Aloha, armsad seiklejad teisel pool ekraani. Minu nimi on Krista-Ra Lakshmi-Titten ja tulen teieni täna siis San Diegost ja tean, et Eestimaal on juba imeline uus pühapäev. Ja kui sa kuulad seda, siis loodan, et see annab sulle tänaseks päevaks palju inspiratsiooni. Ja mina olen siis selline tegelane, kes on aastaid olnud uskunud, et meis kõigis on olemas peidetud varanduste aegas, mille sees on meie talendid ja mis on ühendatud meie siis inimeseks olemise missiooniga. Mina pakun siis teenuseid, tooteid ja kursuseid, mis aitavad siis aktiveerida sinu holistilise külluse peale seda, kui sa oled oma talendid ja missiooni töösse saanud ja läbi selle aktiveerida ja manifesteerida su sisemiselt muinasjutud siis välisteks unistusteks sinu tingimustel. Ja täna on mul mitmeid teemasid. Mul on olnud väga põnev nädal ja ma ootasin nagu seda õiget momenti, et saada nii-öelda siis maksimaalne sihuke kõrgvibratsioon energia kätte, et ma oleks hästi inspireeritud, et siis jagada teiega nädalaseikluseid ja siis millega ma täna hakkama sain. Ja see on väga oluline, et see energia, mida ma jagan, see oleks maksimaalselt parim, et loomulikult on ka minul kõik päevad ei ole õed ja vennad ja on ka teistsuguseid päevi, aga just, et kui võimalus, ma alati proovin nii-öelda siis seda edasi kanda. Ja nüüd mõtelge ka, kui iga inimene, kellega te kohtute või kokku saate, te samamoodi mõtleksite, et mida ja kas ma saaksin nüüd teha, et seda maksimaalselt kõrget vibratsiooni endast siis jagada selle inimesega või selle kohaga või nende inimestega, kellega sa siis koos oled, et milline oleks maailm ikka väga-väga teistsugune. Ja täna oli mul selline lahe võimalus, üks siis tore uus sõber, kellega me kohtusime Maikeliga siis selle influenceri sündmuse ajal San Diegos, kutsus siis oma pilootprojektile nii-öelda siis väikesele workshopile ja selle nimi on siis Communication Code, suhtlemise siis kood. Ja selline hästi lahe nii-öelda siis päev kukkus sellest välja ja ma tahakski jagada siis mõningaid nii-öelda siis punkte sellega seoses, mis siis ühendub ka teiste asjadega. Ja esimene asi, millega ma olen siin nüüd kõvasti tegelenud, ma olen siin jaganud ka seda, et kes teist inglise keelt loevad, on ju see Millionaire Success Habits raamat Dean Graciosilt ja ma panen pärast siia ka selle lingi, kus sa saad selle raamatu täiesti tasuta endale tellida. Maksad siis ainult selle shippingu ja handling fee nii-öelda siis eest. Ja seal on siis ka nii-öelda väike sihuke katsumus, millega sa saad ühineda. Mul iseendal just lõppes 30-päevane katsumus siis, kus kõik need asjad, mis siin raamatus on kirjas, sai praktikasse panna, et iga päev mingi väike asi, mida sa siis proovisid. Et väga ideaalne moodus, kuidas nagu siis integreerida seda teadmist, mitte ainult siis ühest kõrvast sisse, teisest välja, paned tagasi nagu raamaturiiulisse. Ja mulle igasugused siuksed katsumused ja eksperimendid meeldivad, sest tõesti ma tegelen väga sügavalt ka siis oma pühendumise teemaga, et aastaid tagasi mul polnud üldse võimalust nii-öelda siis pikemalt millelegi pühenduda. Üks esimesi suuremaid pühendumisprojekte, mis ma võtsin, oli siis, kui ma tegin otsuse, et ma kirjutan oma blogi nädalas korra siis aasta järjest. See oli 2013 aastal, siis alustasin, see isegi läks natukene pikemaks kui ainult siis aasta, aga see oli paras ettevõtmine ja see ettevõtmine maksis heas mõttes kätte, sest inimesed, kes lugesid, väga ühendusid minuga ja sealt hakkas tulema ka lisakliente sellel ajal, kui ma siis olin nii-öelda eemal. Ja see oli nagu selline lahe nii-öelda siis lisaboonus, mis tuli, et ma tegin midagi, mis mulle meeldis ja inimesed olid huvitatud ja said siis sügavamale minna läbi siis online kursuste või siis coachingu. Et selline väga lahe moodus.
Ja nüüd selles raamatus on väga lahe asi. Nüüd ma just kuulsin, Eestis on olemas siis ka see Simon Sineki raamat Kuldne ring, vist peaks olema ta eestikeelne siis tõlge. Ja seal on samamoodi siis kirjutatud ja jagatud selle nii-öelda siis, mis see minu miks on nii-öelda, et avastada, mis see on. Ja siin raamatus on siis, selles miljonäri raamatus on siis harjutus, kus on siis 7 astet. Ja selles challenge'is on see täiesti olemas ka täiesti tasuta vabavarana. Saad selle alla laadida ja teha selle läbi, vaadatagi, kas ja kuidas see siis sinu elus on. Ja kuna ma olen ise endaga nii palju tegelenud, siis ma nii-öelda siis arvasin, et mul see miksi avastamine käib kindlasti väga lihtsalt, aga ei olnud midagi nii lihtne. Et läks ikka tükk aega, et aru saada, kus see siis nii-öelda peidus on. Ja ajas viis see mind tagasi siis lapsepõlve. Et kui ma kasvasin üles lapsepõlve kodus, siis oli sageli nii, et see, mida ma ütlen, seda ei võetud arvesse. Ma tundsin, et ma ei ole oluline ja minu vajadustega väga ei arvestatud. Ja siis, kui kõik need asjad kestavad väga pikka aega ja just sellel ajal, kui on väga oluline saada ka niisugust positiivset tagasisidet, et jah, ma loen, minuga arvestatakse, mind kaasatakse, siis kui seda ei juhtu, siis see võibki pöörduda nii-öelda meie miksiks. Ja minul oligi, et ma olin tundnud, et see, mida ma ütlen, ei loe, ma ei ole oluline, ma ei ole tähtis, mind ei kaasata. Ehk siis, kas ja kuidas saan ma nüüd jagada oma lugusid või lugu nii, et see oleks kellegi jaoks tähtis ja nii-öelda siis tuletaks neile ka endile meelde, et ka nende lugu ja nende hääl on tähtis ja kuidas siis seda nii-öelda siis teha. Ja kui nüüd vaadata kõik need aastad, mis ma olen teinud või kuidas ma olen teinud, siis ükskõik mida ma olen teinud, olgu see mantra või energiatöö, siis tegelikult selle nii-öelda punane joon on ikkagi olnud see sama asi. Nii et see on väga-väga eriline asi ja ma soovitan tõesti, kui teil on nii-öelda siis kodus praegu lapsed, eriti kui nad on juba teismelised, aidata neil avastada, mis on nende talendid, oskused ja läbi selle siis nii-öelda nende talentide ja oskuste siis toimetada sellisel juhul, et suunata neid juba siis selles suunas, mis neile nagu rõõmu pakub, mis neile naudingut pakub ja see siis kokku panna sellest lähtuvalt siis nendega siis tulevikutegevused ja asjad. Ja sellega võidavad nad väga palju aega ja saavad siis nii-öelda siis kiiremini hakata tegema seda, milleks nad on siia tulnud, oma eluülesannet siis täitma. Ja see on suurim kingitus, mida me saame teha oma siis lastele, sest lapsed üleüldse nii-öelda on ju tegelikult suured kingitused. Ja nüüd siis, kui aastaid tagasi mul tuli ka mõte, et ma tahaks ka hakata tegelema siis inimestega, polnud aimugi, kuidas ja kas. Ma just mõtlesin täna, et kui tubli, et Steven tegi selle kursuse, võttis kätte, ei munenud enam, et ei ole ikkagi perfektne, tegi selle ära ja asi toimis. Ja minul samamoodi, ma olin Oslos ja 2000. aastal siis otsustasin, et okei, et ma tahan hakata tegema ka mingeid vabatahtlikke gruppe, et kas ja mida ma saan siis teha selleks, et seda siis toimima panna. Ja kohtusin ühe meditatsiooniõpetajaga, kes siis just seal vabatahtlike keskuses hakkas oma kursuseid tegema. Ja siis ma otsustasin, et ma võtan nendega ühendust ja küsin, et kas saab siis midagi sellist teha. Ja ma võtsin siis selle Celestine Prophecy raamatu James Redfieldi oma, mis on nüüd ka eesti keeles olemas. Ja see võtsime siis ette ja hakkasime seda läbi käima. Nädalas korra olid siis meil kogunemised ja mitte ainult siis selline raamatuklubi, vaid tõesti nagu siis töövihikuna käisime nagu siis läbi ja ma siis juhtisin seda veel norra keeles ka, et sihuke paras ettevõtmine. Ja peale poolteist aastat siis tegeledes sellega, siis minus oli tekkinud enesekindlus.
ma saan hakkama gruppide juhtimisega, see on tõeline nauding, see dünaamika, mis toimub, mis asjad sealt välja tulevad, kuidas see kõik nii-öelda siis inimesed omavahel lähevad tööle ja mida me saame kõik koos nii-öelda õppida, kui nii-öelda siis toitev see on meie nii-öelda siis kogu olemusele. Ja pärast see maksis ka teistpidi head pidi kätte, et kui mul olid siis teemad, et Oslo ülikoolis õppima hakata, siis see vabatahtlike keskus toetas mind, kirjutas mulle siis sponsorkirja sellega seoses, et siis sain ikkagi õppima hakata. Nii et selle koha pealt ka, kui sul on mingi idee, tee see ära mune, ära liiga palju üle lihvi, et hakka pihta, hakka toimetama, keegi meist ei ole perfektne ja need asjad kasvavad nii-öelda meiega koos siis tegevuse käigus. Ja ka näiteks isegi Maikeliga koos asju tehes, sellel suvel oli ka meil siis päris mitmeid live-evente, siis peale igat sündmust samamoodi teha kokkuvõtte, mis toimis, mis ei toiminud, mida tuleb muuta, mida tuleb paremaks teha. Et see on kestev õpe ja kestev nii-öelda siis protsess, et see ei lõppe nagu mitte kunagi. Ja mis mulle meeldis Steveni kursuse puhul oli just see, et ta pani hästi palju rõhku sellele, kui oluline on saada iseendaga tuttavaks ja iseendaga nagu nii-öelda siis heaks sõbraks. Ja mina olen seda sama meelt, et kui ma alustasin inimestega tööd siis üks-ühele või coachinguid, siis enamasti kuni tänase päevani väga paljud võtavad minuga ühendust, et kuule, Krista, mul on rohkem raha vaja. Ja siis, kui vaatame, siis milles probleem on, pole see kunagi rahas, et on kas seksuaalsuses, suhetes, tervises, eluülesandes ja raha on tegelikult siis see tulem, kui kõik need teised asjad on toimivas. Ma ei jõudnud nüüd seda eestikeelset välja tõmmata siin Külluse ratast, aga te olete seda näinud ka mitmes kohas. Ma näitan lihtsalt seda ingliskeelset versiooni, et siin on siis suhted, tervis, seksuaalsus ja siis eluülesanne ja küllus. Ja kõik siis hakkab nii-öelda siis toimima siin just seksuaalsus on siis see keskpunkt, sest seksuaalsusest oleme me sündinud. Suhe endaga, teistega, oma tervis, iseenda eest hoolitsemine ja siis eluülesanded panna kõik töösse ja küllus on selle siis tulem. Ja see süsteem võttis aega põhimõtteliselt peaaegu 10 aastat, et täiesti nii-öelda siis kokku tulla ja selle peale on siis mul ehitatud ka siis see 8-kuine kursus, mille osa on siis ka need rahamagnetid, et ma panen pärast siia ka lingi, kui keegi tahab seda uurida. Nii et väga oluline teema just, et endaga paremini läbi saades see mõjutab kõiki ja kõike meie elus, sealhulgas ka küllust on ja, et väga oluline. Ja teine asi, mida Steven siis puudutas selle kursusel on siis personaalsuse testid. Tänasel päeval on väga erinevaid mooduseid, kuidas seda teha. Ja siin on siis üks, mida Tony Robbins kasutab, siis DISC. Ma ei tea, kas olete sellest kuulnud. Ja põhimõtteliselt siis räägib 4 siis inimtüübist, kes siis ja mismoodi siis need asjad nii-öelda omavahel kokku sobituvad. Ja siin üks siis, mis mina vaatasin just nii-öelda siis dominant, millega ma olen nüüd töötanud, selle sektoriga ma olen teadlikumalt töötanud siis viimased 4-5 aastat. Ja kui me Maikeliga kohtusime, siis Maikel ikka mitu korda kommenteeris, et kuule, kas ei saa natukene nii-öelda siis pehmemalt neid asju öelda või palun või aitäh öelda. Ja ma ei saanudki aru, et milles teema oli alles siis, kui hakkasin mõtlema, et jaa, eestlasena, kui Eesti riik on üle võetud nii paljude erinevate siis maade poolt, siis see ongi täiesti selles mõttes meisse kodeeritud, et meie otsekohesus, meie nii-öelda siis see otse peale lendamine on tegelikult just sellest kopeeritud käitumismuster, et sellel ajal, kui need asjad toimisid meie esiisadel, esiemadel, oli see tegelikult elu ja surma küsimus. Ja nüüd, kui keegi ei ole meid korrigeerinud, siis me ei teagi, et see on imelik või see tegelikult ei ole nagu hästi või ei toimi.
mujal maailmas näiteks, on ju. Ja kui ma elasin Inglismaal, siis ma sain nii palju kommentaare, et issand, kui ebaviisakas sa oled, Kristal. Ja ma ise küll ei arvanud, et ma ebaviisakas olen, aga Inglismaa standardite kohaselt muidugi olin, sest mul ei käinud iga asja ette please ja here you are ja would you, could you. Et ma olin hästi otse, on ju, et lähme nüüd, teeme nüüd, kas saab, anna siia, on ju. Ja see on lihtsalt kultuuriline käitumine, mis tulebki välja siis, kui sa elad mujal ja sulle antakse siis seda teist nii-öelda siis tagasisidet. Ja seda on mulle nüüd tagasisidena antud, et issand, kui viisakas sa oled, issand, kui arvestav sa oled, issand, kui kaasav sa oled. Ja seetõttu ka elamine välismaal on minule väga hästi mõjunud. Ma olen tõesti kordi paremaks inimeseks saanud, pluss muidugi see, et ma elan kuningaga koos, kellega muud moodi ei saagi, peadki kuningannalikult käituma ka, on ju. Ja teine suur asi on siis see mõjutaja osa, et oma olemuselt näiteks kui ma väike olin ja kasvasin oma lapsepõlvekodus, ma arvasin, et ma olen introvert. Ma julgen isegi klassi ette minna, umbes pistulipüksi, nii hirmus oli. Ja see oli sellepärast, et ma kasvasin keskkonnas, kus ei toetatud ja ei teatudki, mis minu nii-öelda siis talendid või ka personaalsustüüp on. Ja alles siis, kui ma lahkusin sealt, tuli välja, et issand jumal, ma olen täielik ekstrovert. Mulle meeldib olla inimeste ees, mulle meeldib esineda, mulle meeldib jagada, mulle meeldib juhtida. Ja mõtlemine raiskamine, et kuskil 15 aastat läks täiesti selle taha, et lihtsalt ei teadnud, ei olnud suunamist. Ja siin ma ei süüdista mitte kedagi, et see oli lihtsalt selline aeg, kus meie vanemad või meie keskkonnad ei teadnud, kuidas meid suunata. Ja seepärast on meie kohustus praegu suunata siis neid noori just seda nii-öelda siis vältima. Et igas keskkoolis peaks olema tegelikult keegi, kes just aitab mitte karjäärinõustaja, juba see nimi ise lööb inimesed plokki, vaid just talentide nõustaja, et mis on need talendid, kas ja kuidas saab see laps juba seal koolis neid talente nii-öelda siis harrastada, et kui tal on juba seal artistlikud, kas kunstniku või näitleja nii-öelda oskused, pangu siis need töösse seal näiteklubis või mis iganes siis klubid seal on ju. Ja arendagu neid, kui kellelgi on kirjutamisoskus, las olla siis oma seal kooli ajalehe kirjastaja, on ju, et siuksed asjad kohe töösse panna, kohe praktikasse, et väga-väga palju hoiab siis aeg kokku. Ja nüüd, kui me hakkame siis koostööd tegema teistega või siis ka oma nii-öelda lähedasi vaatame, siis kui me teame, kes on mis inimene, kes on nii-öelda siis rohkem see, kes hoolitseb nii-öelda siis teiste eest ja on sihuke rohkem nii-öelda siis teenija, kes on siis rohkem sihuke kontrollfiik ja asjad peab korras olema süsteemi struktuuris, kes on siis see dominantne, kes on siis rohkem see mõjutaja nii-öelda, et tuleb lihtsalt need siis üles leida. Ja nüüd ka nagu avastada seda, et olles siis siin USA-s ja oodata siis oma pabereid ja asju, et väga paljusid minu nii-öelda siis tavapäraseid tööasju, just need, mis on siis inimestega olemises ühes ruumis toimetamisest ma ei saanud teha ja seetõttu minu siis üks väga oluline nii-öelda siis personaalsuse osasid oli tegelikult varju all. Ja nüüd see ajab üle ääre praegu, sest lihtsalt seda on nii palju kogunenud selle mõne aastaga sinna. Et nüüd, kui ma Eestis käin, ma täiega naudin neid 14-tunniseid päevi, kus ma saan täie rauaga siis kõike seda teha, sest see lihtsalt nii hästi sisse töötatud seal juba. Ja lõpetuseks siis jagas Steven ka meile mõnusaid, lahedaid siis mõtteid ka põhimõtteliselt, kuidas saada rohkem selgust, kellega ja kuidas sa tahad koostööd teha või üldse toimetada. Ja samamoodi, kuidas kehakeelt nii-öelda siis teadlikumalt kasutada. Et ma siin jagasin ka, et ma lugesin just raamatut Talk Like Dead, kus on siis lahti võetud need põhipunktid, et kuidas siis peaks nagu rääkima, mis on need punktid siis, mida ühes nii-öelda siis kõnes peaks kindlasti nii-öelda siis kasutama. Ja ma hakkasin vaatama teed kõnesid siis just ka selle kehakõne järgi ja tegelikult kehakeel
on siis 90, mõned ütlevad isegi, et rohkem kui 55% nii-öelda informatsioonist tuleb sealt kaudu. Nii et mida teadlikumaks me sellest saame, mida rohkem me seda ise praktikasse paneme, seda rohkem me saame mõjutada inimesi siis ükskõik kus või kas meil seda on vaja teha. Ja väga suur asi, mis ei ole veel väga populaarne Eestis, on siis nii-öelda inglise keeles on sõna accountability partner, et üks võimalus seda tõlkida on koostööpartner. Ma ei tea, kas ta on päris õige sõna, aga põhimõtteliselt siis, kui sa hakkad näiteks mingi projektiga tööle, et sul on siis keegi inimene, kes sinuga nii-öelda siis väikseid niisuguseid check-in'e teeb, et kus kohas sa oled omadega, mis on takistused ja siis toimetab sellega nii-öelda siis edasi. Ja näiteks tahad kirjutada raamatu, võtad mingi coach'i, kes siis hoiab siin nii-öelda siis joonel, et sa ei libise ja ikkagi annad siis teada, kus sa omadega oled ja mis siis parajasti toimunud on. Ja on tehtud siis uuringud, et tõesti 95% teie saavutamised ja nii-öelda siis edukuse tase tõuseb läbi selle. Ja see on nüüd üks asi ka, mida mina oma online kursustel olen üsna palju praktiseerinud. Ja see on tõesti väga hästi mõjunud, see on väga harjumatu olnud inimeste jaoks sageli. Kui nad on selle nii-öelda siis läbi teinud, osad on saanud isegi elu parimad sõbrad niimoodi nendel kursustel. See on jällegi seotud ühe Eesti kultuurilise haavaga. Me ei tea tegelikult kultuurilise käitumise tõttu, mis tähendab tegelikult koostöö, kuna kõikide nende sõdade ja erinevate siis institutsioonide valvevärkidega, asjadega me põhimõtteliselt ei saanud kedagi usaldada ja olimegi nii-öelda siis kogu aeg valmis, et kust nii-öelda siis hoop tuleb. Ja seni kaua, kuni me seda nii-öelda siis endas ära ei lahusta, seni kaua Eesti ka nii-öelda rabeleb sellega või nii-öelda siis on see suur katsumus. Ja mul oli väga-väga hea meel näha, et Edu Akadeemia viis siis läbi selle imelise sündmuse koos siis väga paljude tublide inimestega Eestis, kus siis Robin Sharma esines ja 6000 inimest ja mitusada erinevat siis maad oli esindatud, et see on tõesti, see näitab, et asjad on muutumises ja suuremad projektid ja asjad on töös, nii et väga-väga võimas toimetamine, et väga-väga tublid. Ja täna siis ma siin teistele pakkusin, ma ei ole eesti keeles seda ümber kirjutanud ja kui juhtus nii, et sa ei saanud siis seda valukingitused nii-öelda siis materjali, ma panen selle siia uuesti, sest põhimõtteliselt on see sarnane. Mul on inglise keeles siis ingliskeelse live ajal ma pakkusin, et kes soovib nii-öelda siis 4 võtit õnnele ingliskeelne nii-öelda siis PDF, et kui keegi soovib, et siin ka siis andke teada inglise keeles saate selle. Ja siis panen need siia lisaks ja panen siis ka selle Millionaire Successi nii-öelda siis, kuidas seda raamatut saada ja kuidas seal siis liituda selle siis katsumusega. Et ma tõesti väga-väga soovitan seda, et natukene siis treenida oma nii-öelda siis katsumuste muskleid ja oma harjumusi muuta. Ja mul on siin ka päris huvitav nädal olnud, et ma näitan teile nüüd ka 2 asja, et ma olen nüüd elanud väga soojas enamasti ja ma isegi ei teadnud näiteks, mis on selline karvane suss näiteks, mis nüüd on minu üks lemmikumaid jalanõusid ja kuna mul siin tükk aega ikkagi jalad hullult külmetasid, siin nii-öelda hommikul on ikka juba mingi 13-14 kraadi hommikuti, mis siin on ikka väga jahe on ju, siis ma otsustasin, et on aeg jälle saabas osta ja siis siin on minu uus saabas, karvane ja soe ja täna minu jalad olid nii õnnelikud, et nad said selle karvase sooja saapa sees olla terve päeva.
et ei külmetanud ja mul ei ole 6 aastat saapaid olnud, et ainus põhijalanaud, mis mul on olnud, on plätud olnud, on ju. Ja nüüd varbad ütlesid, et ei, tahame sooja, nii et lubasime siis endale seda luksust ja uued saapad nii-öelda. Ja lisaks siis mul on olnud tõesti selline teistsugune nädal, siis Maicel oli Hawaii'l asju kokku tõmbamas seal, mis veel vaja oli lõpetada. Ja ma ise käisin hästi palju ringi, hästi palju networking ut ja ma pidin ka sõitma hästi palju ja ma ei ole väga sõitnud niimoodi 4-5 realistel nii-öelda siis suurtel kiirteedel, kus nii-öelda tavakiiruspiirang on kuskil seal 110, 115, 120 nii-öelda siis kilomeetrit tunnis. Ja siis nüüd kujutage ette, kui siis keegi matsu paneb, mis seal juhtuma hakkab, sest ikkagi piki vahet ka väga pikki nagu ei ole vahel autodel, on ju. Et siis see on ikka paras katsumus olnud, iga päev ma olen läinud, ma olen tõesti proovinud ennast meelestada positiivselt ja et kõik läheb hästi ja kõik on ilusti läinud, aga tõesti see on ekstra katsumus olnud ja tõesti jällegi see, et kui ma ei oleks sellest hirmust läbi käinud, siis tänane kogemus ka isegi Steveniga ja nende imeliste inimestega, kes on jälle nüüd osa lisa-Ohanast nii-öelda, siis oleks olnud jäämata, kogemata, on ju, sest ma oleks lihtsalt istunud selle hirmuga kodus siin, on ju. Et ainus variant tõesti hirmudest läbi minna ongi minna selle hirmuga silmitsi ja see kõik see hea, mida sa tahad, see on teisel pool seda nii-öelda siis hirmu. Ja tulles, minnes sinna hommikul, siis ka see teekond oli nii ilus, päike tõusis ja kõik see piirkond, kus see kursus oli nagu hästi ilusas piirkonnas. San Diego ilgelt suur, põhimõtteliselt peaaegu terve Eesti nii-öelda rahvaarv mahub siia ühte linna ära, kujutage ette, on ju. Ja tõesti see piirkond on nii suur, et ühest linna otsast teise on põhimõtteliselt vabalt 1,5 tundi sõita, on ju, et linn on nii suur. Ja nii palju on, mida avastada, kohti, kuhu minna, inimesi, kellega kohtuda, et see tõesti, see on selline tunne, et sa oled konnatiigist, et ma tõesti armastan Hawaii'd, armastan kõike seda, mis seal on, tõesti minu number 1 koht ikka veel. Aga tõesti, see jääb nagu natuke konnatiigiks, et praegu on niisugune tunne, et oled visatud nagu ookeanisse appi, et kuhu minna, et nii palju on, mida valida, ei oska valida, on ju. Et siis ka endale lubada pärast tagasi tulles tee äärde vaatasin logistiliselt ka, et kõik asjad mõtled hästi läbi siin, et logistiliselt, kuhu sa lähed, millal, kui palju aega sellele. Et tee ääres siis minu lemmikpood Whole Foods, kus siis ostsin endale siis päikese õhtusöögi, sealt kohe saad kokku panna sooja ja siis salatid ja lahedad. Ja paar siis asja ka, mis mul oli vaja osta, mis ma ainult sealt just näiteks nahatooted, kõik asjad ilma siis alumiiniumite ja parabeenideta asjadeta ostan sealt. Ja siis nautisin kohe rahulikult, sõin seal laua ääres ilusti selle ära, nautisin seda inimeste vaatamist ja toimetamist. Ja siis vaikselt nii-öelda siis sõitsin tagasi ja siis juba täitsa isegi nautisin, aga see öösel sõitmine on siin veel hullem, on ju. Aga sain ilusti hakkama, et ei olnud midagi hullu. Nii et põhimõtteliselt siis toimetage täiega, kui on idee, tehke idee ära ja hirmuga tuleb lihtsalt silmitsi seista ja teisel poole hirmu kõndida. Nii et loodan, et see väike süst oli inspireeriv sinu pühapäeva. Kui see nii oli, siis kindlasti jaga seda vähemalt 5 inimesega ja ka oma Facebooki seinal. Suur aitäh sulle selle eest, mis me täna veetsime koos ja kõige selle aja eest, mis sa oled minuga eelnevalt veetnud ja panen siis kingitused ja muud lingid siia kõrvale, et saad siis sellega toimetada ja jälgida ja imelist mõnusat pühapäeva, siis kohtume jälle. Mahalo!